Tere tulemast! Täna võtame ette ühe, ütleme nii, et päris rahutuks tegeva klassika. Räägime Gustav L. Boni 1895. aasta raamatust Rahvahulk. See on teos, mis küsib ühe väga olulise küsimuse. Mis meist õigupoolest saab, kui meid neelab alla suur mass? Ja Le Bon ei hoia ennast tagasi. Ta alustab kohe sellise, päris dramaatilise ennustusega. Tema idee oli, et vanad võimud, teate küll, kuningad ja kirik, on hääbumas ja see jätab tühimikku, mille täidab uus, täiesti ettearvamatu jõud, rahvahulk. Ja mis on eriti kõhe, see hoiatus, mis ta andis üle 100 aasta tagasi, kõlab täna kuidagi uskumatult tuttavalt, kas pole? Et sellest kõigest paremini aru saada, oleme jaganud selle lahti 5 põhiideeks. Kõigepealt vaatame, mida ta mõtles selle rahvahulkade ajastu all. Siis sukeldume kollektiivse meele olemusse, uurime, milline on rahvahulga iseloom ja kuidas teda veenda. Ja lõpuks räägime sellest salapärasest prestiižijõust. Lähme siis asja kallale. Okei, esimene peatus rahvahulkade ajastu. Peame mõistma, et Le Boni jaoks oli tema aeg, see 19. sajandi lõpp, ikka totaalselt murranguline. Ta vaatas ringi ja nägi, kuidas kõik see, mis oli varem püha ja kindel, hakkas lihtsalt murenema. Kujutage korraks ette, sajandeid oli üks selge. Oli kuningas, oli kirik, olid kindlad reeglid. Aga nüüd Le Bon väitis, et kui need vanad tugisambad kokku kukkusid, tekkis tohutu võimuvaakum. Inimesed olid justkui karjused ilma karjata. Ja just see oligi see ideaalne pinnas, kus sai tärgata täiesti uus jõud, rahvahulga võim. Ja see tsitaat siin, see võtab kogu selle mõtte ideaalselt kokku. Kuningate jumalik õigus on asendumas rahvahulkade jumaliku õigusega. Võim ei tule enam taevast ega troonilt, vaid otse tänavalt, rahva seest. Ja Le Boni jaoks oli see oli fundamentaalne muutus. Ja tema meelest oli see ka surmavalt ohtlik. Aga nüüd läheb asi eriti huvitavaks, sest Le Boni jaoks ei ole rahvahulk lihtsalt hunnik inimesi, kes on juhuslikult samas kohas. Ei, see on midagi täiesti teistsugust. See on justkui uus olend. Lähme vaatame, kuidas see asi sünnib. Ja siin ongi kogu tema teooria süda, psühholoogiline rahvahulk. See pole lihtsalt 1 + 1 + 1. Ei, see on nagu mingi ajutine superorganism, millel on täiesti oma meel, oma tahe, oma tunded. Ja need tunded ei ole samad, mis on igal üksikul inimesel seal sees. See on täiesti uus entiteet. Mida see siis praktikas tähendab? See tähendab, et sinu teadlik, haritud mõttemina, see lihtsalt kaob ära, see surutakse alla. Ja selle asemel tuleb pinnale midagi palju ürgsemat, midagi primitiivsemat. Le Bon nimetas seda rassiliseks hingeks. See on nagu meie esivanemate kollektiivne instinkt. Ühesõnaga, sa lakkad olemast sina ja sinust saab osa millestki suuremast, kollektiivsest alateadusest. Aga kuidas see kõik juhtub? Kuidas intelligentne inimene nii muutub? Le Bon pakkus välja 3 mehhanismi. Esimene samm on anonüümsus. Massi sees oled sa keegi ja samas mitte keegi. Isiklik vastutus kaob ja sa tunned end äkki võitmatuna. Teine on nakkus. Emotsioonid ja ideed levivad rahva sees kulutulena, nagu viirus. Ja 3, ja see on ehk kõige hirmutavam, on mõjutatavus. Sa langed justkui hüpnootilisse seisundisse, kus sa võtad vastu mis tahes idee ilma igasuguse kriitikata. Okei, nüüd me teame, kuidas see juhtub. Aga milliseks see inimene siis muutub, kui ta on sinna rahvahulka ära sulandunud? Hoiatan ette, Le Boni pilt ei ole just meeldiv. See võrdlus siin näitab seda kontrasti ikka väga selgelt. Üksi olles oleme me, tsiviliseeritud. Mõtleme, kaalume, kontrollime ennast. Aga rahvahulgas Le Boni järgi muutume me tagasi primitiivseks olendiks, barbaarseks, impulsiivseks. Ta ütles isegi, et rahvahulk ei mõtle ajuga, vaid tegutseb selja ajuga. See on päris karmilt öeldud, eks? Kogu see õhuke tsivilisatsiooni kiht, see lihtsalt koorub pealt maha. Ja siin ongi selle rahvahulga iseloomu omadused. Äärmiselt impulsiivne, kergesti ärrituv, uskumatult kergeusklik. Mingeid halle toone siin ei ole. Kõik on mustvalge. Tunded on alati viimse piirini võimendatud. Kahtlusi pole, on ainult pime usk. Ja just see ongi see ohtlik kokteil, mis teeb rahvahulga võimeliseks, absoluutselt kõigeks, nii kõige alatumatest tegudest kuni kõige kangelaslikumate ohverdusteni.
ja see viib meid muidugi loogilise küsimuseni. Kui meil on tegemist sellise primitiivse ja emotsionaalse jõuga, siis kuidas sa seda juhid? Kuidas sa seda veenad? Le Bon andis selleks väga selge, peaaegu et samm-sammulise juhise. Ja siin on reegel number 1. Unustage loogika, unustage faktid, andmed, statistika, visake see kõik aknast välja. Le Boni järgi on see täiesti kasutu. Rahvahulgaga rääkimiseks pead sa rääkima nende tundetega. Sa pead maalima nende silme ette võimsaid pilte, mis panevad nende kujutlusvõime tööle ja kirid lõumama. Ja see on absoluutselt võtmetähtsusega. Hea juht ei kasuta sõnu nende tähenduse pärast, vaid selle pärast, millised pilte need esile kutsuvad. Mõned sõnad on nagu maagilised päästikud. Ütled sõna ja rahvahulga päädes käivitub terve film. Le Bon tõi näiteks sõnad, mis on ka täna ülivõimsad. Demokraatia, vabadus, võitsus. Mõelge korraks, mis teeb need nii maagiliseks? Asi on selles, et need on täiesti ebamäärased. Igaüks võib sinna sisse panna oma enda unistused, oma lootused, oma hirmud. Need sõnad ei tähenda tegelikult mitte midagi konkreetset ja just sellepärast tähendavaski nad rahvahulgale absoluutselt kõike. Nii, ja siin on see 3-osaline valem, mis kõlab ausalt öeldes nagu propaganda ABC. Esimene samm, kinnitus. Ütle midagi lihtsalt ja julgelt. Mingeid põhjendusi või tõestusi pole vaja. Teine samm, kordamine. Korda ja korda seda sama asja. Le Bon oli kindel, et kui sa midagi piisavalt palju kordad, muutub see lõpuks tõeks inimeste peades. Ja 3. samm, nakkus. Sa lased sellel ideel lihtsalt levida inimeselt inimesele, kuni see muutubki domineerivaks arvamuseks. Natuke nagu viraalne meem tänapäeval. Kinnitust, kordamine, nakkus, need on kõik väga võimsad tööriistad. Aga Le Boni sõnul on olemas veel üks, veelgi fundamentaalsem jõud, mis on kogu juhi võimu aluseks. Ja selle nimi on prestiiž. Mis asi see prestiiž siis on? Le Boni jaoks on see peaaegu müstiline lummav jõud. See on see aura, mis mõnda inimest või teed ümbritseb. See on see miski, mis paneb meid kaotama igasuguse kriitika meele. Me lihtsalt imetleme ja kuuletume, ilma et isegi küsiks, miks. Ja Le Bon jaotsas selle 2. Üks on omandatud prestiiž. See tuleb sinu nimega, rikkusega, positsiooniga. Mõtle näiteks kohtunikule või kindralile. Aga siis on olemas see teine, isiklik prestiiž. See on see puhas, toores karisma. See magneetiline jõud, mis on mõnel inimesel lihtsalt olemas. Neil pole vaja tiitleid ega vormirõivaid, inimesed lihtsalt järgnevad neile. Le Boni suur näide oli siin Napoleon. Aga siin on konks. Prestiiž on uskumatult habras asi. See püsib ainult ühel asjal, edul. Nii kaua, kuni juhil läheb hästi, tema prestiiž kasvab. Aga piisab ühest suurest ebaõnnestumisest ja kõik on kadunud, see aura haihtub. Inimene, keda eile kanti kätel, tallatatakse täna porri. Niisiis võtame korraks otsad kokku. Mida Le Bon meile siis ütleb? Põhimõtteliselt seda, et rahvahulk on nagu samm tagasi barbaarismi. See on impulsiivne, irratsionaalne ja kergesti manipuleeritav. Ja sa ei saa temaga rääkida mõistuse keeles, vaid ainult emotsioonide, korduste ja juhi prestiiži kaudu. See on pehmelt öeldes päris kainestav pilt inimloomusest. Ja päris pessimistlik ka tuleb tunnistada. Ja see toobki meid tänapäeva. Le Boni raamat on üle 100 aasta vana, ta rääkis inimestest, kes kogunesid tänavatele. Aga meie elame digiajastul. Mis on tänapäeva rahvahulk? On see Twitteri torm, viraalne TikToki trend, Facebooki grupp? Ja siit ka küsimus teile mõtisklemiseks. Kas kõik need Le Boni reeglid, see anonüümsus, emotsioonide nakkus, lihtsate loosungite jõud ja karismaatiliste mõjuliidrite prestiiž, kas see kõik kehtib ka meie digitaalsete rahvahulkade kohta? See on päris huvitav mõttekoht, eks? Aitäh, et kaasa mõtlesite.